On nii kuum, et põletab huuled. Tead seda laulu? Mõtlesin, et räägiks natukene suhetest, nii-öelda meeste ja naiste vahelistest suhetest. Siin saab minna igal erinevatel tasandilt seda olukorda vaadata. Et jah, katame paar, vaata kunagi, kui ma isegi ei tea aega, jah. Ma ei oska aega öelda. Tihtipeale on olnud nagu suhetel see point, et see tagab nagu parema ellujäämise ja siis saab järglasi, et meestel siis nii-öelda geenid jätkavad. Ja see, et suhe kedagi nagu õnnelikuks peab tegema, nagu see ei olnud põhilaks või see Hollywoodi see, mida Hollywood nagu promob, see illusioon, see oi, õnnelikult, kõik on ainult õnnelikud ja armastuses ja kellelgi ühtegi probleemi ei ole. Seda tähendab, no inimestel ei olnud seda programmi, nagu inimesed ei elanud luuludes, noh, et ei olnud seda ette kujutelma, et selline on. Praegusel ajal päris paljudel inimestel on see programm. No, et ongi ainult pidu ja pillerkaar ja kõik on nagu äge kogu aeg ja kunagi ühtegi mingisugust teemat ei ole. Ja siis pettutakse, kuna arvatakse, et nii need asjad käivadki. Et kuule, televiisoris näitas küll, et nemad olid seal jumala õnnelikud kogu aeg. Nagu mis värk meil on? Miks mina enam neid liblikaid ei tunne? Mis värk sellega on? Ei, järelikult on minu partneris või kaaslases asi. Vaatame uue. Siis vaatad uue, siis mõne aja pärast selle. Mida sa ütlesid? Kuidas sa võisid mulle nii öelda? Televiisorist küll nii ei öeldud. Järelikult peab uue vaatama. Siis vaatad jälle uue ja siis jälle uue ja. Et päris palju vaata, kui sa inimestega kohtud või no ütleme, et kui sa oled mees, kui sa lähed nii-öelda, sa mõlemad pidi nii-öelda hakkab, vaata, kui inimene küsib sult midagi, ma ei tea, kuidas sinul on, aga mina nagu, sa saad aru, miks ta küsib. Jah, sa näed nagu üks tase kaugemale. Et kui keegi küsib sult midagi, okei, tõenäoliselt sa küsid seda selle pärast. Ja enamus küsimused, kui kaks inimest kohtuvad, on umbes, et mis sa minu jaoks teha saad. Naised hästi, naisel on ka vahe. Jah, naisel on ka vahe. Hästi tihti küsitakse, et need küsimused on nagu suunatud. Kui sa oled näiteks Tais käinud, seal on, need on sellised kelmid, nagu sinna lähed, siis kõik, mida nemad sinult küsivad, ma räägin, okei, Tai on ka suur, aga mine sinna kusagile Pataiasse. Et need inimesed, kes sult sealt küsimusi küsivad, nad vaatavad, kuidas sa neile kasulik saad olla. Ja. Palju su raha on, kui naiivne sa oled. Küsimus, kui sa oskad näha küsimuste taha, siis sa näed selliseid asju. Et põhimõtteliselt, kuidas sa saad, kui ma küsin sult küsimusi ja kui sa tuvastad, et minu küsimuste motiiv on umbes, et millist väärtust sa mulle tuua saad. Ja palju su raha on, mis tööd sa teed ja mida sa teha oskad. Nii. Ja, aga ma näen, et suhete võib-olla üks sügavam mõte, mis võib olla, kuidas saab vaadata asja, on nii-öelda siis, kui nii-öelda nurkade lihvimine.
see sama, see ülearuse ego lahustamine. Palju tuleb nähtavale nagu ebakindlused tulevad nähtavale. Mul oli küll, mul täiesti lõpp, kui sa tehakse ainult, tähendab, no nüüd ma olen kõva arengu teinud selle koha pealt, et päris palju ebakindluseid ja nõrkusi on nagu see, kust ma alustasin, nagu Jesus Christ. Mulle enesehinnang oli olematu. Ma ei teadnud seda, aga elu hakkas näitama. Noh, ebakindlusi hästi palju ja enesekindlus oli, no selline start oli lihtsalt. Selline start oli. See on palju, noh, et kõikidel on, aga mul oli nagu hästi palju. Ma tahaks uskuda, et nüüd on nagu olukord paremaks läinud. Ja kui ma vaatan nagu suhetes, ma väga harva ma kohtan paare, kes vaatavad, kuule, siin nendelt on isegi midagi õppida nagu, kuidas nemad olukorda asju omavahel suhtlevad, kuidas nad olukordi lahendavad, kuidas nende dünaamika on, kes on, mis vastutus, kellel on nii-öelda kohtab, aga neid suhteid on enamus mehed, keda ma näen. Ise ma samamoodi olnud kastreeritud. Nagu enamus suhted mehed, kui sa vaatad mehi suhtes, vallalised on sellised isased, aga nii kui suhtesse lähevad, on nagu kastreeritud kohe. Ja siis ja tänapäeval nagu vaatad, see suhete, abielude trend on languses. Lapsi ei saada enam nii palju. Ja vallalisi inimesi tuleb järjest juurde. Et sellisel suunal oleme praeguse tempoga. See usaldus, vastastikune usaldus, ma näen meeste ja naiste vahel on väga tugevalt kannatada saanud. Väga tugevalt. Kui kuskil maal on need asjad nagu väga sassi läinud. Et praegu tundub, et on nagu selles suhete selline ülemineku periood. Et millised need suhted tulevikus välja hakkama nägema. Ja see jällegi sõltub, mis tasandilt me räägime. Kui me räägime nagu väga teadlikest inimestest, nagu väga, kes hakkavad nagu aru saama või on aru saanud, kes nad nagu, noh, et kes nad on ja kes nad päriselt on. Või need inimesed, kes sellel mainstream popkultuuri tasandil toimetavad ja nende ainult see staatus ja ellujäämine. Ja staatus ja ellujäämine. Need inimesed toimetavad nagu sellel tasandil. Aga kõrgemad tasandid, tulevad 2 loojad kokku, vaata, mida me ära saame luua, teeme midagi ägedat. Ja, noh, et see on juba teine tasand. Ja veel, ja siis on see nurkade lahustamine. Mis asjad nähtavale tulevad, mis asjad nähtavale tulevad, mis peidus on, ja siis nendega tegelemine. Nii-öelda aidata teine teist nii-öelda siis teadlikumaks saada või rohkem oma tuumaga kontakti saada. Nii-öelda selle oma päris olemusele lähemale, ja et kui see kavatsus on. Neid põhjuseid, miks inimesed suhtesse lähevad, on erinevaid. Aga hästi palju, ma räägin, ma ei näe neid meest, naised samamoodi, tähendab, ma ütlen, mõeldakse, et see ei taheta nagu üksinda olla, tihtipeale ma näen, et ei taheta nagu üksinda olla, meeleheitlikult vahet ei ole, kes, aga siis mis seal hirm üksinda olemise ees. Tegelikult me oleme nagu sotsiaalsed olendid. Me oleme nagu sotsiaalsed olendid igatepidi. Et
kui me võtame mingisuguse lehma, tema on ka karjaloom, üksik lehm, me mõtleme, et see on piinamine või üksik papagoi, me mõtleme, et see on piinamine. Aga inimesed on ka nagu karjaloomad, et meil on nagu inimestel on nagu eluliselt oluline ja karjas olla. Et see on emotsionaalselt piinamine, teise inimeste piinamine, kui neil ei ole sidet kellegiga. Et see on korralik sasipundar, milles me asume. Korralik sasipundar. Vähemalt koerad saavad, paljud kassid ja koerad saavad tänu sellele saavad kodu. Et meil on sotsiaalmeedia ja käib ümber inimeste programmeerimine teineteise tuleb karta teineteist, et kõik on ohtlikud, inimesed on ohtlikud ja kõikidel on see kaitsepersona on inimestel esil kogu aeg ja kui on oluline, et ma pean ennast kaitsma kogu aeg teiste inimeste eest, et teised inimesed on ohtlikud, siis ja kui kõik teevad nii, siis mõtleme, siis ongi kõik ohtlikud teineteisele, siis on põhjust sellel kaitsepersonal. Ja nagu rääkida inimestega hästi lihtne on nagu solvata inimest nagu hästi lihtne on nagu ma vaatad, nagu mõnikord on nagu inimesed on nagu ilgelt lihtne on neile pihta saada, nagu et kogemata sa ei teegi mitte midagi, räägid lihtsalt oma asju ja hästi lihtsalt kohe minnakse puhevile. Et ei saa ausalt rääkida et vähekenegi keerulisem teema on, siis ei saa, on tihtipeale et ei saa vabalt rääkida. Kuidas sina seda suhete asja näed, meeste ja naiste vahelist seda suhete teemat, mis kui siit 20 aastat edasi, kuidas sa näed, mitte enda isiklikul elus, aga nagu üldises plaanis, kuidas meie omavaheline läbisaamine kollektiivselt inimestena on, et kas ta on paremaks läinud või on ta kvaliteetsemaks läinud ja mida saaks teha, et mis peaks juhtuma, et mehed ja naised üldises pildis teineteist rohkem uuesti usaldama hakkaks. Et praegu sellisel tempo, et sellise trendi jätkudes päris välja me ei sure, aga nagu lääne ühiskonnas, kui just siia väga palju Aafrikast igast inimesi ja mingid moslemeid kusagilt sisse väga palju ei tooda, siis ei ole väga palju kohalikke, kes põliselanikke jääb vähemaks. Ega kõik nagu selles suhtes mina näen, et kõik ei peagi lapsi saama, nagu, et kuidas siin on meil nagu, et kõik peavad pere ja kõigil peab laps olema, see on nii suur, et ei pea olema nagu selles suhtes, vaata, praegu kõige rohkem paljunevad just need, kes ei peaks üldse paljunema. Aga kõige kvaliteetsematel inimestel, kes väheke piiti jagavad, neil ei ole nii palju lapsi. Aga just paljunevad kõige madalam teaduse tasand põhimõtteliselt paljuneb kõige rohkem. See on huvitav. Ja võib-olla jah, see vastut, ja. Aga mis sa teed?
kui nii on, siis nii on. Jah. Endal küll, ma ütlen, paljud mehed, naised, kes te nagu selles suhtes üksi olete või noh, et ilma kaaslaseta. Mul oli ka nagu pikk aega võttis sellega harjumine aega nagu, et selle mõttega harjumine ootad, et võimalus on, et ma olen nagu üksinda nüüd elu lõpuni. Võimalus on. Ja siis hakkasid nagu mõtlema, siis üks hetk, kuule, ei ole hullu midagi. No kui selles suhtes, et naistel on keerulisem, ma kujutan ette, naistel on keerulisem, meestel on vähe lihtsam. Vähe loomulikum. Aga nagu naistel võib-olla keerulisem. Jah. Vaat, kuule, aga äge oleks sinu mõtteid ka lugeda siin kommentaarides, kui nad on viisakad ja heas energias nagu, mitte mingid, kui on mingisugused väga nõmedad, siis neid ma ei taha lugeda. Neid ma ei taha lugeda. Vaat, kuule, kõik head.